Tere tulemast tagasi Autochoice'e. Meie tänane peategelane on BMW G80 M3 Competition. See auto on silmatorkav punast värvi rakett. Tegelikult oleme selle kerega autot ka varem kanalil kajastanud. Tegime ühe sõiduvideo, minge vaadake, kui näinud ei ole. See oli väga meeldejääv auto, väga heade sõiduomadustega. Antud autot on omanik ka vürtsitanud aja jooksul, lisanud erinevaid süsinikustetaile, nagu siis esimene lipp, suurem tagaspoiler, lahedad randiga väljed ja veel väikeseid detaile siin ja seal. Aga täna on see auto siin selleks, et saada omale täielikult uus välimus tänu siis meie Gion värvilisele PPF-ile. Omanik valis enda jaoks välja väga legendaarse JDM värvi, milleks on Midnight Purple. Aga kõigepealt tuleb teha hulk ettevalmistusi enne, kui üldse värvi muutmisest saame mõelda. Me räägime kogu auto poleerist, eemaldame igasugused kinni jäänud osakesed, mis pärast PPF-i alt näha jäävad ja loomulikult arvukad täkked, eriti auto esiosas, sest see auto saab sõita väga kiiresti. Kõige parem oleks muidugi ennetavalt juba auto ära PPF-ida, enne kui täkked tekivad, et algusest peale head seisukorda säilitada. Nendele, kes varem PPF-ist pole kuulnud, ütlen ära, et see ei ole päris sama, mis lihtsalt auto kilehtamine. PPF ehk siis Paint Protection Film, värvikaitsekile, on palju paksem kui tavaline vinüülkile. Ta ei veni sedasi, nagu vinüülkile võiks venida. Et ta pigem paindub ümber serva, liimub kinni ja sinna ta jääb sellisena. Et see vastupidavus on siis selle hinnaga, et paigaldada on raskem kindlasti. Ja nüüd tulebki see samm, kus on vaja lõigata välja õige suurusega tükid meie PPF-i plotteriga. Antud auto puhul on siis saadaval täielik nii-öelda pre-cut valmis lõige, mille me saame oma programmist käima panna ja siis lõigatakse meile täpselt need tükid välja, mida vaja on, et see auto üleni ära katta. Need on sellise paraja varuga, nii et saabki panna servast servani ja serva taha ka, et sul ei jääks paneelist siis näha seda kohta, kus auto on teist värvi. Materjali kasutame nii efektiivselt kui võimalik, nii et mahutame võimalikult palju tükke ühe sellise ruutmeetri peale nii-öelda. Aga vaatame siis seda autot üle ka. Kindlasti siin taustal olete juba näinud igasuguseid lahedaid juppe ja vidinaid selle auto küljes. Ja muidugi ka siis neid kohtparandusi, mis tulevad enne paigaldust teha. Sellepärast, et kuigi PPF on üsna paks kile, umbes 190 mikronit, siis sealt jääb tegelikult kõik näha. Isegi selline laki nii-öelda apelsinikoore tekstuur jääb näha kindlasti läbi PPF-i. Et ka tehasest ei ole kõik täielik peegel, eks ole. Mingid efektid on ikka. Lisaks, kui autot on kunagi värvitud, siis ka sealt võib tekkida juurde defekte, sodilakis igasugused sellised asjad, lihvimisjälgi. Esiosa on siis põhifookus selle auto puhul, et seal on selline auto nägu, seal on palju lapikut pinda, millele sa nii-öelda ülevalt alla peale vaatad ja kui seal on palju defekte, siis loomulikult need jäävad kohe silma. Antud auto puhul esiosas on tõesti omajagu neid ja me anname endast parima, et need kõik ära katta. Võtsime kasutusele siis lakki, punast värvi. Selline auto lihtsalt väärib väga head tulemust. Kui te küsite, mis saab ülejäänud pindadest, süsinikud, läikiv, mustad, kõik see, siis olge mureta. Ka need saavad kõik oma PPF-i, et need oleksid maksimaalselt kaitstud. Koguseliselt kulub siis umbes pool auto kogusest ka läbipaistvat PPF-i. Ettevalmistus on nii suur osa sellisest tööst tegelikult. Kogu see auto tuleb võtta lahti ja me räägime tõesti kõigest, et alates tangedest, siin logarid lahti võtta, uksed küljest, kõik igasugused iluliistud, tuled, asjad, karbikatted, peeglid. Üks väike BMW lasertuli on minu meelest siuke 6–8 000 € uuena. Täpselt. Muideks minu G32 tahab ühte sellist moodulit või sarnast.
sul see päevatuli on nagu kollaseks läinud või mis mure on? Peaks selle ära lahendama. Jah. Eks ole näha. Või siis sa teed teise ka kollaseks ja siis ta on sul CSL. Aga mul on sellel katisel tulel üks kollane ja teine valge. Okei. Siis ma ei tea. Selle auto puhul on veel ühed keerulised kohad, ukselingid. Kui mõnda linki saab hästi nii-öelda wrappida, siis need ei ole ühed nendest. See kuju lihtsalt nagu ei toeta seda, et sa saaksid sinna hästi PPF-i peale, teha mõnusad ülekatted ja need lähevad meil eraldi täiesti värvi. Kutid on siin pannud kapoti peale ka, tundub, et ühe täkke otsa sellise lõike ja siin on päris hästi näha, et seal on selline korralik süvend. See ei saa nii jääda ja kahjuks selle täkke puhul sama. Nii et siin tuleb minna üks samm veel edasi, et tulemus jääks võimalikult hea. Vaatame seda ust ka just, see on siuke huvitav serv, et seda päriselt saaks ära katta, tuleb kahjuks uksed maha ka võtta. Vaatamegi korra lähemalt ka, et mis see tähendab. Et mis see kuju on ja seal on nagu tõsine nikerdamine, sest neid kumerusi on nii palju ja seal ei ole ühtegi lõiget võtta. Kogu see legotamine oli siis selle jaoks, et nüüd saab lõpuks ometi hakata autot kiletama PPF materjaliga. Näha on, kuidas seina peal järjest väljalõike kiled muutuvad huvitavamaks, natuke autokujuga. Nii et see on see mõnus osa, kus päriselt hakkab tekkima visuaalne progress ka ja auto hakkab silme all muutuma. Järgmised päevad olidki üks pidev kiletamine, PPF-imine ja tulemus on teie silme ees, et auto muutub järjest lillamaks ja punast jääb järjest vähemaks. Ja tegelikult samal ajal on juba võimalik ka mõningaid detaile külge panna. Nüüd saab siis aimu ka, et missugune see lõpptulemus jääb. Enam ei pea ette kujutama, vaid see ongi juba silme ees. Üks asi, mida ma tahtsin teieni tuua selle videoga ka, on see, kuidas näevad välja näiteks servad, ümber serva paigaldused. Mind ennast alati huvitas see, kui ma mõtlesin sellistele töödele. Servad on sirged, nurga tagant ära, ilusad, et nendega ei juhtuks midagi. Kohe, kui me selle auto kokku saime, tahtsime seda päikse käes ka näha. Et jah, paigaldusest on seal peal mõningad kriimud, mis päikse käes tegelikult ka ära kaovad, eeldades, et ilm on piisavalt soe. Aga jaa, vau, see auto on mega lihtsalt üks nendest kindlasti, et mida pead oma silmaga nägema, et jah, videos on ka ülilahe, kõik toimib koos. Õnneks ma tean, et see auto on ka sotsiaalmeedias üsna tegev, et see suvi tõenäoliselt lõhub teie TikToki ja Insta ära. Võite näha erinevatel lahedatel autoüritustel, nii et hoidke silmad lahti. See lilla käitub päikese käes väga lahedalt. Ta ongi selline sügav, ilus, puhas toon ja varjus ta on selline tugev ja tume ja minu arust sobib kogu selle auto kerejoontega väga hästi. Täna on siis lilla M3 meie juures tagasi, et oli meil 2-3 nädalat sees. Muutsime ta Jooni PPF-iga siis punasest Midnight Purple'iks kesköö lillaks ja miks ta tagasi on siis selline asi. Disain on siin, visioon, et see saab siis päris nii-öelda liveri endale. Paigaldatakse sellele autole kleebised ja siis ta näeb veel efektsem välja. Ja muidugi, kuna nüüd on päike ka, siis meil oli võimalus lõpuks teha selliseid ägedaid päikseሾtte ka sellest, et paneme siia igale poole neid vahele. Ja siis tegelikult siin taga on üks asi veel, et varem oli seal pagassiluugi peal siis selline süsinikust väike tiib, väike lipp ka, nii et see paigaldatakse ka uuesti. Ja kõige lõpuks siis otsa klipid sellest, kuidas auto päriselt välja näeb koos kõikide lisadega, koos AutoJoy ja Gioni siis graafikaga. See on nii lahe.
Pange alla kommentaare, mis värvi te oma auto teeksite, kui teil oleks see võimalus või olete juba plaaninud teha. Kas olete nõus selle auto värvivalikuga? Ja siis veel detailkaadreid sellest autost. Kuidas näevad välja ukselingid, kas nad on PPF-iga samat värvi, kuna lingid värviti üle. Igasugused uksepiilarid, sellised asjad, mis kaeti läbipaistva PPF-iga, et ka need oleksid kaitstud ja võimalikult kriimuvabad. Tähelepanek sellise projekti seest, et iga auto on erinev, oma taust, ajalugu, läheneda tuleb väga individuaalselt, sellepärast, et igal autol on oma kasutusest tingitud efektid, igasugused huvitavad kerekujud. Ja kui oled mõelnud PPF-i paigaldusele või kiletamisele, võite meie käest nõu ka küsida, oskame vastata küsimustele, sest et tegelikult PPF ei ole igaühe jaoks. Igatahes meie poolt aitäh, et vaatasite seda videot. Vaadake meie kanalile veel. Meil on päris laiu valik erinevaid videoid, projekte, autoülevaateid ja pange like, subscribe, jätke kommentaar. Meeldib alati tagasiside kuulda, lugeda, vaadata ja järgmise korrani. Tšau! Optimus muutub rekast selleks robot. Perfect, jah.